E-sport on selline asi, kus saad mängida näiteks. No e-sport on sõnastast. Kui ma eksis, e-sport on nagu spordiala, mida sa teed läbi mängu arvuti taga. Vist. Okei. Nagu nutis olevad spordid nagu selles mõttes, et nagu vahepeal on nagu mingid mängud või midagi ja siis vahepeal tehakse mingi nutisporte, nagu seda kutsutakse nutispordiks, siis see on nagu matemaatilisi ülesandeid on seal. E-sport on videomängude võistlused nagu spordivõistlused, lihtsalt arvutis. Mõtle, kuidas sõnastada. E-sport on siis nagu sport, mida saab teha nagu virtuaalselt. Ma ei tea. Digitaalne mängude sport. Ja. E-spordil on mitmeid nagu neid valikuid, et no enamus vist ongi, mängitakse arvutis või läbi konsooli, seda nagu mängitakse. Tõmmatakse mingis seadmes mäng ja hakatakse seda mängima. Arvutis ja mängukonsoolis ja telefonis ka vahest. E-sport on põhimõtteliselt nagu arvutimäng, et siis on võimalik. Ma ei tea, ma ainult ei tea. Tavaliselt, no ma tavaliselt vaatan neid tulistamismänge, tavaliselt on 5 vs 5. Noh, professionaalsed mängijad, profide vastu. Kas arvutit või üldse mõnda nutiseadet ja kindlasti ka natuke teadmisi. Jah, ongi arvutit või konsooli ja oleneb mida nagu kas, kui võidusõite, siis äkki on vaja roolipedaale, kui lennu mingid neid on, siis on äkki vaja seda juhkangi. Arvutit, klaviatuuri ja hirt, lihtsalt arvutit ja seda. Kui see on nagu mängude e-sport, siis pigem oleks nagu vaja paremat arvutit, aga kui see on näiteks nutisport, siis nagu see nutisport nagu matemaatiline või siuksed asjad, siis nagu sobib mingist läpakast või millestki ka. Nagu. Hästi hea arvuti, head tehnikad. Nutiseadmeid, elektroonikaseadmeid. Näiteks? Telefon, arvuti, telekas, klaviatuur, hiir, kõrvaklapid ka näiteks. Klaviatuuri, mikrofoni, kaamerat, hiirt, kõrvaklappe ja rohkem vist ei ole. Neid on väga palju, üks neist on näiteks ellujäämine ja pangaröövimine ja väga palju on neid. Väga palju, näiteks on igas simulatsioone, näiteks kuidas autot õppida juhtima, kuidas lennukiga lennata. No näiteks on isegi arstidel, kuidas nagu mingid operatsioone läbi teha ja nagu väga palju saab läbi nende mängude õppida. Ma olen õppinud päris palju inglise keelt sellest. Ja nagu
ma ei tea, on nagu siukseid nagu teemasid olnud, et see mängude mängimine võib parandada nagu seda reaktsioonikiirust ja siukseid asju. keskendumist, tiimikaaslastega tiimitööd, kindlasti mingisuguseid oskusi, mida poleks võimalik nii-öelda reaalses maailmas õppida. Nagu ma ütlesin, reaktsiooniaega saab paremaks teha. no see oht võib olla selline, et näiteks kahjustad silmi, kui sa liiga palju oled seal arvuti taga ja kui sa näiteks oledki täiesti, mängigi päeva läbi, siis lõpuks ei ole kõige kasulikum ka. kindlasti, kui sul võivad mingid reklaamid tulla ja sealt võivad näiteks tulla ju viirused ja nii. ma usun, et kindlasti on, et kui see nagu kõik verified või nagu kinnitatud on nagu igasuguste inimeste poolt, siis see nagu ei tohiks ohtusi olla, aga kui see ei ole kinnitatud ja midagi, siis see võib nagu skämm olla ja kui sa nagu osalemiseks pead nagu mingit raha maksma, siis nad võivad lihtsalt raha ära võtta ja sa ikkagi ei saa mängima või midagi. võid sõltuvusse sattuda sellest. Yeah.